Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 107. osa. Mina olen Regina Jaakson ja salvestame tänagi Pärnus Hoobis. Täna on külas üks meesterahvas, kellega me isegi ei suuda praegu panna näppu peale, mis hetkel me esimest korda raadioeetris jutustasime. Aga ma mäletan, et Eerik oli siis väga-väga noor. Tere tulemast, Eerik Naissaar. No tervist. Alustame siis sellest, et Streetikool. Sina oled selle ellukutsuja, sina oled selle looja. Mismoodi see sinul nii-öelda siis alguse sai, et sa Streetikooli Pärnusse lõid? No ma arvan, et alguse sai ikkagi ebaõnnestumistest. Nii tore. Et Tallinnas, peale kooli ikkagi tuli ju kolida Tallinnasse, natuke seal elada ja proovida. Ja siis oli Streetiruum, aga ta oli avatud saal ja ta ebaõnnestuski ja ta oli kohe kui COVID tuli, kohe sai laksu pihta, et ta polnud veel nagu ärganudki. Et hästi värskelt ja siis olid veel aferistid olid ümber ja siis, et kes ei tahtnud üürilepinguid veel lõpetada. No umbes selline, kui sa küsid, et kuidas alguse sai Streetikool, siis see on eellugu. Aga siis kolisin Pärnu tagasi ja ikkagi tahtsin spordiklubi tegemist jätkata. Ja siis tuli avada nagu grupid. See ju töötas tänaseni. Et organiseeritud sporditegevus. Mitte lihtsalt avatud saal. Avatud saal ei paku. Mis see avatud saal tähendab, et kui me nüüd lähtume sellest, et meie kuulajate hulgas on ka neid, kes üleliia palju teemaga kursis ei ole nii-öelda, et mis see tähendab? No avatud saal ikkagi nagu mis tahes muu spordiklubi selline rahvale, nagu jõusaalid ja või Pärnus kergejõustiku hall, võid minna millal soovid, ostad pileti ja. Et sa alustasid siis Streetiruumiga üldse, ma ei teadnudki seda. Selline nimetus oli, jah. Aga mu arust on sellised ebaõnnestumised väga head, sellepärast, et tänu sellele sa oledki meid siin Pärnus ilmselt. Ja on küsitud, varemgi seda küsimust ju, et kuidas siis. Siis ma olen naljaviluks öelnud, praegu ma rääkisin väikese taustaloo ka Streetiruumist, mis ei olnud eriline tähelend, aga ma olen öelnud, et eks ma tegin omale tingimused spordi tegemiseks. Jälle COVID ajal, eks ole. Ja tore, et teised ka tulid saali. Ja tegid endale ja lõid teistele tegelikult. Käsi käes, jah. Kui palju sina näed ebaõnnestumistes võimalusi? Et kui mingi asi nagu ei lähe päris nii, nagu tahaks, aga siis näed, et okei, et selles on tegelikult palju suurem võimalus midagi muud teha. Võib-olla enim olen näinud seda sündmuskorralduses. Sest et iga sündmus ei ole mitte kunagi perfektne. Mis see tähendab? Tal on nagu alati mingid vimkad ja väljakutsed sees ka sellistes tegevustes, mis on alati, justkui alati, on ju korras. Et ma ei oska praegu mingisugust näidet tuua otseselt. Aga iga sündmuskorraldus teeb väljakutseid ka väga lihtsate asjadega, mis muidu on ju toiminud. Tuletame siis meelde, milliseid sündmusi sa korraldanud oled? Kes on olnud varem kõvem raadiokuulaja, siis üle poole aasta on ju käidud. Vähemalt üle poole aasta, et siis 10 aastat sai tehtud sellist spordifestivali nagu Kevad Battles. See oli siis erinevaid spordialasi koondav spordifestival lõpptulemusena, et kuigi ta alguse sai võib-olla kuskil Mai välijõusaalis trikitamisest turnimispuudel. Siis lõpuks olid seal ka rammumehed ja tõukerattasportlased ja kõike muud ka, et 10 erinevat ala. Kalisteenika võistluseid peamiselt. Nüüd on jooksu ja tantsu ka tulnud repertuaari. Ma mäletan, et kui sa meile esimest korda raadiosse tulid, siis sa tulidki Kevad Battlesiga minu teada. Tõenäoliselt, jah. Sellest üritusest rääkimisega. Ma pean ütlema, et esiti ma ei saanud nagu mitte midagi aru, mis spordiraka tegemist on.
no tõesti ei saanud aru, kuna endal see taustsüsteem puudus, eks ju. Ja siis sa tulid ja rääkisid kalisteenikast, tänaval, erinevatel välijõusaalidel harjutuste tegemisest, on ju. Ma mõtlesin nagu, vau, päris äge. Tänapäeval vist enam neid inimesi ei ole, kes vaatavad küsiva näoga otsa, et mis asi see kalisteenika veel on. Väga tore, et kõik seda sõna nüüd kasutavad. Et kui sellest spordist räägitakse, et siis sõna kalisteenika käib suust läbi. Aga jah, tänapäeval mulle tundub, et ta on nagu väga massidesse läinud. Ja ei saa enam öelda, et see midagi sellist ilget nišiala on või see on tavaline tegevus kergliikluste ääres või seda infrat on päris hästi meil siin maakonnas Pärnumaal kui ju tegelikult kogu Eestis. Aga sina ise, kuidas sa selle spordi enda jaoks avastasid ja kuidas sa selleni jõudsid? Ma ei ole eriti kõva arvutimängude fänn olnud. Vist kunagi olen sulle sellest rääkinud saates, et siis teised koolikaaslased mängisid arvutis Tõstamaa koolis ja siis ma üks hetk läksingi õue. Turnimispuudele sellised veneaegsed, need on siiamaani seal ja nüüd kui Tõstamaal trenne käin andmas iga nädal, siis ikka oleme nendel turnimispuudel, kus ise ka alustasin. Et staadionile lähme hea rõõmuga. Minu jaoks on sinu lugu hästi inspireeriv. Et nii palju, kui ma nagu mäletan, võib-olla ma eksin siin kohal, aga millegipärast minul on selline taust teadmine, et sinul nooruspõlves oli igasugu katsumusi sinu sirgudes või arenedes nii-öelda. Ja sellises miks ma ise räägin, on see, et ma ise pidasin ennast pigem riskinooreks, kui ma kasvasin. Ja sellises kohas võib alati minna ju noore elu kas täiesti untsu või siis hoopistükis niimoodi, et ta hakkab ka nagu teistele väärtust looma, eks ju. Ja ma ei ole selle teema sinuga nagu niimoodi rääkinud, aga minu jaoks on sinu lugu tohutult inspireeriv selles osas, et sinu ütleme siis elu hakkas teistele väärtust looma ja see on nii äge. Mis tore, kui loob väärtust, jah. Et ma kuulasin just autos Allar Raja podcasti ka siin mõni päev. Ta ütles ka tegelikult päris hästi, et sina lood väärtust selle saatega ja tema proovib luua väärtust sellega, mis ta suust välja räägib. Aga need noored, kes käivad trennis, et öeldakse, et tänapäeva noored on laisad ja ei viitsi ja nagu ei taha, on ju. Et sina näed ju hoopis tükis teisi noori, eks ju, et kuidas sina saaksid selle teemal kaasa rääkida, et kui aktiivsed meie noored siis on? No need, kes Triidikooli uksest sisse astuvad, siis enne kõike nemad tulevad külla. Ja nad tunnevad ennast ruumides ka koduselt. Et need on selliste värvilahendustega, et neil oleks seal hea, need on alati puhtad. Ja nad ise peavad korda ka seetõttu hoidma. Ja pigem, kes tuleb uksest ikkagi sisse, kui varem olen kutsunud ka selliseid korpulentsemaid. Ülekaalulisi ja selliseid lapsi, siis nad ei satu enam sisse uksest. Ehk siis see ongi see, et ma ei näe neid enam. Et kas meil on laisad inimesed. Laisad inimesed ei käi trennis. Ja need, kes võib-olla on kogukamad või ütleme, nagu ma ühes reklaamis ütlesin, nisanäpud. Et siis nad on ikkagi usinad. Nad arenevad ja neil on tore, et grupis on kuni 12 last, kõik oma ealised, poisid ja tüdrukud koos, et siis. Et sa õigesti aru, et sinu trenni ikkagi jõuavad ka siis ka need lapsed, kes on võib-olla vähem sportlikud olnud varasemalt? Pigem vähe, aga peamiselt tullakse, täna vaatan eelkooliealisena tullakse klubisse ja siis kui jõutakse esimesse klassi hakatakse minema, siis tullakse nagu nendesse gruppidesse, kus on siis kooliealised ja siis ollakse tükk aega, jupp aega ja mõni juba 5-6 aastat. Aga need, kes on tõesti 5-6 aastat olnud, et nende arengut kõrvalt vaadata on päris äge kindlasti. Ja need, kes klubi vahetavad, sest on olnud võib-olla 5 aastat trennis, siis see on tegelikult, see ei ole pettumus kuidagi.
Et ta klubi vahetab, sest laps peabki erinevaid asju tegema ja kui ta on kogu aeg ainult minu käe all olnud või mõne klubi treeneri käe all, siis ta tegelikult veel ei teagi, mis muud alad on või tegevused. Et ma usun, et see pettumus kindlasti ei ole, see on nagu tore. Teisipidi ma kujutan ette, et see võib treenerile nagu kurb ikka olla, et justkui ju kuule 6 aastat, et justkui natuke juba minu lapsukene on ju nagu heas mõttes, vaata. See ongi, kuidas pere pöördub, et kas ta tuleb ja tänab selle aastate eest või ta lahkub, mitte midagi öeldes. Aga kuidas Eesti inimesed või need, kes sinu juures käivad, pigem on nad pigem avatud ütlema aitäh ka või pigem on see, et ei taha neid hüvasti jätta või? Niisama selliseid, ütleme, ma ei käi näiteks enam koolides septembris eriti. Mõni üksik, kus käin, et lapsi värbata näiteks trennidesse. Et praegu on niimoodi, et augustis tullakse proovitundidesse, siis registreeritakse ja nad on pigem sellised, kes jäävad terveks hooajaks või vähemalt pooleks hooajaks. Aga kui käia koolides noppimas, talle see ükskord meeldib ja trennisaalis enam järsku näeb, et tegelikult ju käib sport ka juurde. Siis lõpetab, et ma ei käi praegu koolides värbamas, et reklaam toimib piisavalt siis järelikult hästi, eriti suusõnaliselt, et tullakse ja ollakse pikalt. Need, kes hooaja keskel ära kaovad, need pigem ei ütle ja. Need otsivad veel oma asja, oma kohta aga need, kes ikka hooaja lõpus ütlevad ja selg sirge ja koos perega niimoodi ikka ei ole haruldane nähtus. Mul tundub, et võib-olla need, kes hooaja keskel ära lähevad, äkki nad on ka natuke nagu endas pettunud teinekord, et justkui tulid, sest et tahtsid, ei ole? Ei usu. Neil on ikka vahva olnud. Inimestel on ju erinevaid põhjuseid ka, et miks minnakse ka selle elukoha vahetused või siis ongi, et hakkab ikkagi väga see võrkpall meeldima. Ja siis otsustatakse, et kus ta siis käib või võtab maalimine, võtab ikkagi enamuse tema ajast ära siis Aga see on äge, et vähemalt nagu luuakse võimaluse meil linna, sest et enne seda meil ju sellist striidikooli sarnast asja üldse ei olnudki minu teada. Jah, nüüd on, kui nüüd mõelda, et nüüd on nagu 2 klubi tegelikult isegi Pärnus, kes sellist ala nagu kalisteenika nagu edendab. Sest et ega monopoli ei olegi turg. Aga kuidas sa näed seda konkurentsi? On see sulle pigem nagu, jess, või mida sa tuled siia minu õue peale? Ennemalt, kui kalisteenika liitu juhatasin, siis see on ju puhas töövili. See on ju rõõmustav. Ja tegelikult inimestel on nüüd valik. See on ka hea ju. Et kuidagi ebamugav võib-olla hetkeks oli. See teadmine, aga samas sa tead, et see ikkagi järelikult nähakse selles ju head potentsiaali. Aga mida tähendab kalisteenika liidu juhtimine? Ma isegi ei teadnud, et teil oma alaliit oli või on tähendab? On, jah. Nüüd 2022 vist oli siis aasta. Siis otsustasime, et meil oleks vaja ikkagi katusorganisatsiooni. Liitusime siis ka rahvusvahelise alaliiduga. Ja siis mis alaliidu eesmärk ikka on, kaardistada kogu olukorda, edendada sporti ennast läbi siis Eesti meistrivõistluste, karikavõistluste, struktureerida kogu see spordiala. Millised peaksid olema välijõused, kus need üldse on? Praegu on selline toimiv kaart ka, kus inimesed lisavad aktiivselt oma kodukoha välijõusaale või siis ettevõtjad, kes on just paigaldanud uue. Koos fotoga, kirjeldusega ja panevad siis seal kaardi peal asukoha, see on selline, on varem neid palju tehtud ja kõik on jänni jäänud, sest neid on tegelikult väga palju on Eestis neid väljakuid. Ja siis, et üldse pilt selge oleks, kui palju meil on sportlasid, mis tulemusi meil üldse tehakse. Ja meil on ju kalisteenikas nagu ka tegelikult CrossFitis on erinevad alad, mida tehakse. Kalisteenikas on peamised siis need trikid, mis me näeme, trikitajad. Siis on jõuvastupidavus, ehk siis on teatud jadaharjutusi, mida siis aja peale tehakse, kui kiiresti keegi teeb. Ja siis on street lifting selline sõna, kus siis on raskus ripub sul küljes vööga. Vöö küljes on kett, keti küljes on siis raskused kettad.
ja siis tehakse üks lõuatõmme ja üks rööbaspuul surumine. Ja siis niimoodi parimad tulemused liidetakse kokku ja siis tekib jälle üks pjedestaal. Et kui see on suurte musklitega meeste ja naiste ala. Nüüd jaanuarist ma enam ei ole. Olen lihtsalt liikmesklubi ja nüüd olid esimesed Eesti meistrivõistlused 2 nädalat tagasi, kus sain olla lihtsalt treenerina kaasas. Mis tunne siis oli hoopis teises rollis olla? No vabastav, jah. Ei olnud mingisugust kuidagi pinget, et peaks juhtima päeva või inimesi, kohtunikke tegelema nende probleemidega. Samal ajal on mul võistlemas omad lapsed. Nüüd ei tunne ehk keegi ei kallutatust ja nüüd nähakse ka teisi korraldajaid, ka nemad õpivad nüüd korraldama, et siis meil tekib ka Eestisse korraldajaid juurde, mis on ka jälle hea. See kaart, millest sa rääkisid, mis aadressil see asub? Kalistenika.ee. See on ka alaliidu leht nagu siis? Jah. Siis need erinevad alad, mis sa välja tõid, mis on meil Eestis kõige populaarse, mida Eestis kõige rohkem harrastatakse? Striidikoolis ongi kõige rohkem kalisteenika sportlaseid, kui võrrelda ka teisi spordiklubis Eestis. Ja vaieldamatult ikkagi jõuvastupidavusalad, kuigi ise, ma olen võistlenud kõikides alades, kõik 3, mis ma ennem nimetasin. Esmalt trikid, siis jõuvastupidavus ja natuke ka streetliftingut, et saada kogemust. Aga ennem ma tegin ikkagi trikke peamiselt. Meil on väga palju trikitajaid klubis, aga nad ei võistle. Aga need samad, kes teevad ka trikke, nad võistlevad pigem selles jõuvastupidavuses, sest et see on veel objektiivsem hinnata. Aega ja kiirust. Et on nagu kindel ülevaade ja ei ole nagu nii... Üle 2 aasta tõuseb ka vanuseklass, nii et tulevad uued harjutused neile. Nad tunnevad, et nad on nüüd valmis järgmiseid harjutusi tegema jälle raskem, eakohased kõik asjad. Aga Eesti, kui võrrelda nagu muu maailmaga, kas või Euroopaga, et kuidas meie sportlaste tugevus nii-öelda on? Ma lastega välismaal ei käi näiteks praegu siin. Aga kui täiskasvanud, siis ei saa öelda, et need, kes võistlevad nüüd ülemäära võidukad on. Aga nõrgad ka ei ole. Eesti sportlane võib-olla ei edenda seda sporditurismi nii kõvasti. et kui korraldasin seda kevadpätelsit, siis hästi palju välismaalasid käis siin, aga Eesti sportlane väga palju välismaal ei lähe, et Läti ja Soome peamised kui üldse. Aga sa ise, kuidas sa ise käid välismaal või kui sa nagu enam ei käi, ennemalt käisin ikkagi Euroopa riigid. Käisin võistlemas ja... Aga kui sa võrdled Eesti korraldust ja Euroopa korraldust, et kuivõrd sarnased need on... Siis meil on parem. Meil on parem või? Jah, kõvasti. Milles see väljendub? Parem välja, meil on ainuüksi juba ju tegelikult riietumisreeglid. Meil on spordieetika on ikkagi, sellega on kõvasti rohkem korras ja kindlamad reeglid. Mujal me näeme rohkem võib-olla show'd. Et ka see, trikitajatel see särk näiteks kaob seljast palju kiiremini ära, kohe. Ja ikkagi tahetakse, et see rahvas kaasa elaks. Et show'd on mujal maailmas kõvasti rohkem. Et meil on rohkem Eestis olnud ja on, et mis see tulemus on, et teeme sporti. Aga on ka show aega see olnud pikalt. Et meil on nagu olulisem justkui see tehniline pool või? Jah, et me jõuaksime selle spordiga võimalikult objektiivseks, et ennemalt me nägime neid trikitajaid näiteks. Need olid päris subjektiivsed hindamised, aga nüüd on programmid arvutis, kus on kõik need trikid sisestatud ja kui tuleb mõni uus trikk, siis temale tehakse veel, see on ikka paras süsteem. Miks te nii keeruliseks teinud olete selle? Siis me saamegi hinnata, siis on ju võistlusel mõttega. Aga mõtle nüüd pealtvaatajatele, ma mõtlen nagu, et või keegi, kui keegi vaatab ja nagu see särk läheb kenalt treenitult kehalt ära, siis muidugi ju hindad väga kõrgelt. Ei tea. Ei, see ei määra küll, et mingisugust hinnet, aga kui see sportlane ta on enamasti ollakse ikkagi kusagil soojadel maadel ka ja
edevus on ka omal kohal, on ju. Tuntakse siis järelikult ennast hästi, et kui see niimoodi tehakse. Ma mõtlen, et eestlane vist on natuke, ongi reserveeritum, et me oleme ikkagi nagu, piltlikult öeldes tööloomad, ei ole siin mingit edevust, ei ole siin mingit prilli pralletamist, me teeme tööd. Ja see väljendab ka spordis siis nii-öelda. Aga rääkides veel kevad Battlesist, see oli sul nagu nii pikalt, miks sa siis vahepeal otsustasid, et paus on sellest vähemalt paus, ma ei tea, kuidas ise. Ei, ta on ikkagi lõppenud. Et 10 aastat on päris hea selline sissejuhatus elule. Et kui tahan midagi korraldada edaspidi, siis muudan võib-olla, et ta ei tule samasugune kindlasti. Ja ega puhkama peab ka, et siin on olnud puhkeaasta mul tööst, et alaliidule on leitud uus juhatus, pool aastat otsisime seda, et see on päris korralik tegevus, et leida ka siis uus juhatus, kes teeks asja hästi edasi, sama hästi või siis paremini. Ja ma ei kujutaks ette, kui ma see kevad oleksin pidanud veel neid kevad Battlesid korraldama, Eesti meistrivõistlused korraldama, samal ajal on klubil veel hooaja lõpetamised iga nädalavahetus, on võistlused, kusagil tantsuvõistlused käid ja rabad ja siis see ju hakkab tervisele kõik lõpuks. Mis see siis lõpuks seda elule mõtet annab? Kuidas sa jõudsid selleni, et sa otsustasid võtta hoogu maha natuke? No silmnähtavalt olin ikkagi väsinud, et siis ongi mõistlik. Ja Striidikoolil oli ka rahulikum aasta. Ütleme, kui ennemalt eelmine aasta oli 300 õpilast peaaegu, mõni 290 oli, siis praegu 200, natukene alla 200 oli läbi hooaja nüüd siis. Aga nüüd sügisel jälle tuurid üles, et ma saangi nüüd öelda, et tegelikult ma kohe postitan üles ka tööpakkumise 2 treenerile. Pärnumaal ja 1 siis Viljandimaal. Et ka Viljandisse siis minna. Ja seal siis lasteaiad. Et see sama programm, mis ma siin Pärnus eelkooliealistele pakun, siis et keegi annaks seda sama praktikat ka siis Viljandis. Aga see on äge, et see vahepealne moment endale rahunemist, seegi avab hoopis teistsuguseid vaateid ja võimalusi ja soove nagu muid asju arendada nii-öelda. Mulle hästi meeldis see mõte, kui sa tõid välja, et sa olid nagu silmnähtavalt väsinud ja seepärast nagu jõudsid selle otsuseni, et peab nagu vähekene hoogu maha võtma, et teinekord selles kohas pannakse nagu 100-ga edasi, hunnikute viisi energiajooke sisse on ju, ja ei võeta aega maha ja siis tuleb see nagu läbipõlemine hästi eleda leegiga ja siis on juba tervis nagu täitsa tuksis, eks ju. Et hästi oluline on õigel hetkel seda pidurit tõmmata nii-öelda. Energiajook ei aita mitte midagi. Ei aita. Kas sa tead omast käest? Ei, ma neid tauriinijooke ei joogi üldse. Kui siis kofeiinijoogid, aga neid ka nüüd ikkagi vähem. Aga jah, et see oluline koht, et tuleb osata see piir tõmmata, et tuleb osata aru saada, võt nüüd on nagu vaja see paus võtta nii-öelda, et kõigil seda oskust ei ole. Jah. Need treenerid, keda sa otsid, mis nende eeldused olema peavad selleks, et siis kandideerida? Ma otsin ühte treenerit Pärnumaal siis räägime, kes kas annaks keskuslinnas tunde kalisteenikas või siis käiks läbi maakonna, et 2 valikut. Et siis selle teise valin ma ise, et ma ise annan ka tunde jätkuvalt ju edasi, et siis selline võimalus. Ja teine treener oleks kes edendaks meie klubis tantsukultuuri, ehk siis tantsutreenerit oleks vaja. Ja taustal peaks olema showtants või lüüriline või contemporary. Sellised võib-olla tantsuinimene tunneb ära, kui ta kuulab. Treeneri kutset on ka vaja. Ja kes siis teab, et tal on see soov ja pädevus olemas, võib sinuga kontakti võtta siis? Jah.
no siis kohe ikka CV e-maili ja motivatsioonikiri ja kui see läheb esmaspäeval sul nüüd ülesse, siis esmaspäeval ka läheb töökuulutusele. Meil on olnud ju Streetikoolis ja aastaid oli ju Tallinna treenerid. 2 Tallinna treenerit käis Pärnusse iga nädal. Nüüd oli rahulikum aasta. Oli ka treenerid siis vähem, nüüd on jälle vaja tõusta. Nüüd on jaksu. Et ikka oma asja edasi arendada nii-öelda. Kuidas sa jooksuürituse korraldamiseni jõudsid? Et see on ka juba mitu aastat minu teada. 2. Et kuidas sa selleni jõudsid? Streetikooli kevadjooks. No nimi ütleb ära, et esmalt on see klubi üritusena mõeldud, kui nimepanek oli, aga siis kohe selgus ikkagi, et Pärnu spordikool ja Pärnu Kalevi spordiakadeemia. Et nende inimesed peaksid ka ikkagi jooksma, et siis korraldame 3-kesi. See jooksmine on ikkagi selline universaalne tegevus. See sobib kõikidele spordialadele väga hästi. Ja distants hooaja algus võime mõelda jooksu inimese mõttes, et hooaja algus, et kohe ei pane 10 kilomeetrit või maratoni. Keda sa ikka maratoni paned, kui me räägime lastespordiklubidest. Aga 5 kilomeetrit, ehk siis ta on kõnekas ka tavalisele jooksusõbrale. Eks on ju saadetud kutseid ka kergejõustikuklubidele üle Eestimaa ja jooksuklubidele. Nüüd on veel sörgiklubid igal pool, kogukonnad siis. Ja selle aasta võit läkski näiteks Sparta spordiklubisse, nii et rändaski Pärnust välja. Eelmine aasta võitis Martin Tarkpea. Aga nüüd ehk hakkab siin tulema ka mujalt rahvast sisse, mujalt klubidest. Et sõna kindlasti läheb laiali, aga edukas, jah. Ma mõtlen, et Streetikooli kevadjooks ja esimene aasta, kui te tegite, võitis kohe Martin Tarkpea, kes on Pärnumaa mõistes ikka väga tugev jooksja, et siis see juba näitab seda kvaliteeti või tippu nii-öelda. Martin on väga stabiilne jooksumees. Selleks ta ka hästi jookseb. Teadlik ka nüüd selles jooksumaailmas, jooksusõber on ta kindlasti pikalt olnud, aga nüüd ta teeb päris häid tulemusi. Aga sinu enda suhe jooksmisse, kas see oli nagu lihtsalt ka nagu selline, et kuidas see nagu tuleb kalisteenika pealt, et võiks teha jooksuürituse, et kas see on sul endal ka kuidagi nagu omane see jooksmine nii-öelda? Ma ikka harva jooksen. Ma rohkem rulluisutan, aga ma jooksen harva, ma jooksen lastega kaasas. Näiteks, või siis sõidan rulluisuga kaasas, kui me teeme jooksuringe kuhugi sillani või rannani. Aga kooli ajal ma ikkagi jooksin 10 kilomeetrit ja 800 ja 1500 meetrit. Ja krossi jooksud meenuvad kohe selline Elvas Eesti meistrikad, krossi jooks 3 kilomeetrit. Ma olin ikkagi esimese 10 seas ja esimese 8 seas ja 5 seas. Need, kes mul siis konkurendid olid, ja need, kes tänaseni ikkagi jooksevad, siis nemad on top 5 mehed ka meil siin 2 silla jooksul. Nad on ikkagi kõvad jooksumehed. Sellest on ju üle 10 aasta möödas, kui nad juba ka jooksid. Kui mina jooksin ja nemad jooksid, me sama vanuseklassi poisid olime. Siiamaani ma näen neid nimesi ajalehes. Kihvt, et sa need rullitamise teemad välja tõid. Ma ei mäleta, mitu nädalat tagasi see oli, aga mul abikaasa tuli üks päev koju, ta oli vist äkki Jaansoni rajal jooksnud ja ütles, et nägi seda Streetikooli vedajad ka, tuli rullikatega, lapsed jooksid järgi, ütles, et nüüd teeme võidu koolini. Ütles, et see oli nii äge vaadata kõrvalt. Jah, see on selline tavapärane, kui ilmad on head, siis me ikka jookseme õues. Ja jooksmine on selline, ei tekita nendes lastes kuidagi trotsi, et jälle jooksma, vaid see on tunni algus. Ja kui me räägime nendest 1. kuni 3. klassi lastest, siis me jookseme sinna Rääma sillani. Streetikool on vana silla juures, kesklinna silla juures, siis jookseme Räämani. Seal on neil alati ju see 2-3 minutit maa on lava mängu seal mänguplatsi peal. Mis mängu? Maa on lava. Maa on lava? Mis see tähendab? Ehk siis loen 5 alla, 5, 4, 3, 2, 1 ja siis hüüan maa on lava ja mitte keegi ei tohi maas olla. Selline signatuurmäng nagu. Ja siis loen uuesti 5 alla ja selle 5 sekundi jooksul nad peavad kohta vahetama.
ja no siis on eriti vinge, kui ikkagi väljalangemised on. Ja siis jookseme tagasi. Ja siis hakkame tunniga pihta. Kuigi tund juba käib, aga selles mõttes, et turnikate peal ma mõtlesin. Et jah, enda tegevusi tehes me võib-olla nagu ei teadvustagi seda, et kui palju meid kõrvalt märgatakse. Kui palju meid keegi teine vaatab selliselt, et issand, kui ägedat asja sa teed, on ju. Oma tegevusi tehes me lihtsalt toimetame. Me nagu ei mõtle seda, et saaks kusagil tunnustust või tänu või midagi, on ju. Vaid see lihtsalt tuleb seest, sest et see justkui on mingisugune kutsumus, eks ju. Ja siis teinekord on isegi natuke harjumatu, kui keegi ütleb, et nii kihvt oli vaadata kõrvalt seda, on ju. Mis mõttes, ma teen kogu aeg seda, mis siin nagu kihvti on ju. Jah, enda jaoks on see igapäevane, on ju. Just, enda jaoks on igapäevane, teised vaatavad issand, kui lahe lähenemine. Kui palju peab lastega neid lähenemisi nagu nipitama või nuputama või kui palju lapsed on nagu see, et mis iganes sport, ma mõtlen, kes sul käivad streetikoolis on, et jumala eest lihtsalt nagu liigume ja tegutseme. No sellega on ikkagi ju lihtne, et kes juba klubisse on tulnud ja siis ta ikkagi saab ju tegelikult aru, kuhu ta tuli. Ja kui ikkagi ei meeldi, ongi see hetk, kus tuleb spordiala vahetada. Et üleliia meelitamist või motiveerimist, mina oma tundides, mida mina ei rakenda, aga grupid on stabiilsed ja täis. Selles mõttes ma kellegile liiga ei tee mitte miski, et meil on ikkagi päris mängulised tunnid. Ja meil on väiksed indikaatorid ka, kuidas me nagu oma pingutusi üle poole aasta hindame, et me teeme tagasivaateid ja nüüd ka tegime video põhjal tagasivaateid, et jäädvustasin neil tundidest klippe ka, et siis ka vanemad näevad, et mis see on tehtud. Nüüd laadsin kõik streetikooli YouTube üles, et 3 sellist ägedat võtab hooaja kokku. Aga jah, vastus küsimusele, et kõige raskem töö on ikkagi inimene klubisse võib-olla saada. Et kui ta juba tuleb, siis ta ehk silm juba siis särab. No sul on kool olnud ju nii pikalt ja mõni tõesti ka ju päris mitu aastat, nagu sa välja tõid, eks ju. Et kui palju sa nagu vaatad selle lapse arengut selliselt, et vaatad näiteks seda esimese aasta nagu neid saavutusi ja nüüd vaatad, et 5 aasta pärast, et et hoopis teises kohas, ilmselt on teises kohas, ta on palju arenenud juba, eks ju. Et kui palju sa koos lapsega neid tagasivaateid niimoodi teed või koos perega näiteks või kui palju pered ise tunnevad huvi üldse? Peamiselt tunnevad huvi isad. Jah. Olgu selleks siis tütar või poeg, kes tunnis on. Ja tihti on seal peres ka mõni teine laps ja käiakse ka eelkooliealisega. Aga kui kihvt on endal seda arengut nii-öelda märgata lapsest, ma arvan, et see areng tuleb päris kähku tegelikult ju. Võrdlemisi on, lastel tuleb ikka päris ägedalt. Ikka on tore, jah. Tore, kui laps ise avastab, et mul nüüd tuleb. Aga need harjutused, kuivõrd need erinevad eelkooliealistel või siis täitsa rauga eas inimestel? Eelkooliealistega ma üldse jõutrenne ei teegi. Või selliseid asju nagu mõnda huvitavat sundasendit teen, millega nad toime tulevad. Mul on selline 3-nädalane programm, mis siis läbi hooaja ja läbi aastate on. Nädal aega me teeme takistusradasi, ehk siis kogu stuudio on igast inventari täis ja nad peavad nagu Super Mario mängus sellel. Ja jooksevad siis ühtepidi ringe, teistpidi ringe ja leiutavad oma trikke seal sees ja lapsed saavadki sõpradeks ringiratast joostud. Ja teine nädal on trikinädal, kus me õpime trikke, siis rõngastel või siis kangil. Selliseid peaalaspidi olemisi ja kolmas nädal on venitusnädal. Ja venitusnädalal siis see ei ole nii, et mina pressin kedagi spagaati, unustage ära. Vaid meil on 2 minutit, teeme mingisugust harjutust, mina teen ees ja nemad siis näoga minu poole teevad vastu seda kõike. Ja 2 minutit oleme pikali, see ka distsiplineerib tegelikult päris hästi, et järgmine nädal on kohe näha, hästi kuulekaks. Muutuvad üks hetk, et hästi hea on nagu tundi anda, et nad teavad väga hästi, mis nädal neil on, mis neil teemaks on ja see, kui on venitusnädal, siis mõnel jah, nina läheb krimpsu juba sellest sõnast, et aga ja uuesti, jälle 3 nädalat täis, jälle 3 nädalat täis ja siis, kui nad kooli jõuavad, siis on sellised kooliealiseks, siis nad võivad mis tahes
spordiga tegelikult hakata tegelema, et nad on nagu motoorselt on heas kohas. Ja kukkuda julgevad ka ja oskavad kukkuda. Püsti tõusta ja tolmu õla pealt ära raputada. Ma kujutan ette, et see venitusnädal lapsele, kes on ikka hästi aktiivne, on ju. Ja siis öelda, et kuule nüüd puhka paar minutit, eks ju. See võib olla tõeline raskus talle. See on paras keerukus, jah. Aga jah, jällegi, hästi oluline on see rutiini hoidmine, et laps teab, mis teda ees ootab nii-öelda. Et see on hästi äge, et niimoodi on 3-nädalased programmid piltlikult öeldes. Ja vanematel on ka lihtne. Vanemad teevad ka seda ju peast ja see 3 nädala programm on kogu aeg täpselt samas järjekorras. Ja on tal kodust last trenni tuua. Teab, mida öelda, et mis nädal meil on. Või siis laps teab ise, kes on natukene juba suurem. Aga kui nüüd ongi, ütleme siis jõutrennid ja sellised nagu teistmoodi lähenemised, kui on juba vanemad inimesed, et kui palju siis erineb see trenni sisu või ülesehitus sellest, mis eas inimene on? Streetikoolis, meil on kõige vanem 16-aastane. Enam täiskasvanud ei ole, kui varem sa teadsid, et on täiskasvanud ka. Et tavalised välijõusaali harjutused on täiesti, ütleme, neid välijõusaale on ehitatud ka jõusaali moodi ja on lihtsalt turnimispuud ja on siis palgid, mida saab tõsta ja igaüks peab ikkagi enda tasemest lähtuma, et mida ta tegema hakkab. Need liigutused, mida nendel instrumentidel tehakse, ei ole kuidagi mingit erilist oskust vajavad. Suhteliselt lihtsad liigutused. Aga nagu ikka siis, kui sa oled täitsa võhiks, siis ikkagi on mõistlik mõne treeneri poole algul korra pöörduda. Näiteks Raivo Piiber on hea näide, kes nendel välirajatistel hästi toimetab. Või Ramil Lipp näiteks. Ka teadlik mees, kes teab nii toa kui välitingimusi. Sul peab endal mõni eesmärk võib-olla siis olema, et mida sa siis teha tahad. Või siis miks sa üldse hakkad tegema. Liigutama, ma mõtlen. Ja. Ma ei mõtlema, et ma ju tean, sinu ema ka on ju õnne, et õnne küpsetab ime hästi. See on see, kuhu ma jõuda tahan. Et kui palju nüüd nagu ikkagi sundis sind liikuma see, et ema küpsetas nagu nii häid asju, et sa nagu mõtlesid, et peab lihtsalt sporti tegema, et teistmoodi ei saa neid ema hõrgutisi nautida. See on hea hüpotees. Ei olnud ikka sellist asja ei ole. Et väga hea, kui vahest, kui vanematega elasin, siis et väga hea, kui neid tordi ääri, biskviidi ääri ikkagi jäi alles, et meie saime jääke ikkagi isuga. Läks tellimusse kõik, jah? Jah, sünnipäevadel saime ikkagi torti ka. Aga ei, selle peale ei ole kunagi vaadanud, et ma mõtleme, et ema ka on minu teada nüüd Viljandimaaga seotud ja nüüd sa arendad streetikooli ka sinnapoole, et hästi huvitav. No see on üks lähedalt linn, kus on piisavalt inimesi, et ja üllatavalt palju lasteaedas oli, et ma võtsin arvutis lahti, et palju neid on ja ikka päris palju on. Mõtlesin, et peaks tausta uurima korra sealt vallamajast endast, et millised need lasteajad on, kus on sellised aktiivsed juhtkonnad ka. Yeah. Et ka sinna läheb esmaspäeval lihtsalt kuulutused. Mõtlen siin valjult nüüd seal. et ma arvasin, et Viljandis on ainult paar lasteaeda. Ja see on väga palju. Kui palju sa streetikooli puhul oled sellist nagu hästi teadlikku strateegilist juhtimist või arendamist teinud? Või kui palju sul on tulnud mingisuguseid impulsi pealt ägedaid ideid, mida sa realiseerima hakkad? Ma mõtlen kas või see sama Viljandisse laienemine, eks ju, et kas see on sul mingis pikaajalises strateegias kirjas või see kuidagi on nagu lihtsalt läinud nii, et on aeg edasi liikuda ja veel laiendada nii-öelda? Kui varem olen raadios öelnud, et ikka Pärnumaalt välja ei plaani minna, siis nüüd see on võib-olla emotsionaalne otsus. Päris äge. Ma usun, et see emotsionaalne otsus saab ka samamoodi tiivad ja annab julgust ja lõpuks on terve Eesti streetikooli täis. Jälle ma pean ütlema, Ütle. et Pärnumaalt ja nüüd siis Viljandimaalt välja ei koli. Nii, Erik, millal me selle teemal uuesti räägime? Siis, kui Viljandi enam käima läheb. Et ütleme siis, anname nagu piisava puhvri, et 6 aasta pärast. Et siis küsin su käest, et mäletad, sa kunagi ütlesid mul podcastis, et Pärnumaalt ja Viljandimaalt edasi ei lähe. Ma imestan, et sul ei ole neid mingisuguseid helisalvestisi siit arvutist lasta. Et kui sa võtad mõne öeldu ette ja hakkad selle ümber keerutama. Ei, kõik sünnib niimoodi spontaanselt.
aga igatahes täna me võtame küll tasapisi kokku ja mul hakkas tõesti mõte tiksuma selles osas, et nüüd huviga vaatan neid järgnevaid aastaid, kuidas see mitte kaugemale arenemine siis sul maakondade mõistes nii-öelda, et kuidas see siis nagu kulgeb. Et millegipärast ma arvan, et sa ei piirdu nende kahega, aga võib-olla ma lihtsalt arvan nii. Mulkide juurde ei plaani minna. No, hästi, aga vaatame siis 5 aasta pärast uuesti selle otsa, et kus sa oled omadega. Täna võtame siis kokku, suur aitäh sul, Eerik, ja jõudu tööle. No tore, no kõik head.